sa tead, sa oled selle järjekordselt bänni, enne. Võib-olla, tegelikult ei peaks saama, see on sellised. Kindel, jah? Okei. Niisiis. Te vaid kuulake. Uskumatu. Jaa, üks tänulik kuuleja on saatnud meile sellise... Kahe saatuse vahel. Jah, et tänukirjaks või selles mõttes nagu tunnustus, jah. Tere, Andres, sind kaugelt Saamuselt. Aitäh ja tervisi. Saamua inimestelt. Ja. Just. Aga sul oli vist mingid uudiseid seoses siis nagu Kreeka sündmustega. Oli vist niimoodi? Nojah, lähme edasi rubriigiga Kreeka uudised. Panin kirja kõik, mis vähegi nagu vahepeal meelde tuli. Maavärinast sa rääkisid, 4,3 või 4 see... Streigist rääkisin ka. Meil oli siin Saamase Ikaria Hiiose vahepeal, ehk siis meist võib-olla 10 kilomeetri kaugusel märkasid arhipelagose mereuurijad maailma suurimaid vaalu. Just. Ladina keeles Physeter macrophalus. Eluiga kuni 70 aastat ja kaal kuni 57 tonni ja isane võib olla siis 18 meetrit suur. Need on makrofleksi täis või? Macrophalus, jah. Macrophalus. Jah. Makro on suur ja... Vaal on phaalus. Mitte makrofleks. Ei, ma mõtlesin, et mitte fallos, vaid faalus. Jaa. Makrofaalus... Aga sa veel tahtsid kujutada ette, kuidas nad peaksid sugu jätkama? No ma mõtlen lihtsalt sellest, et kui ma mõtlen kahte sihukest suurt looma 18 meetri suurust. 18 meetri suurust, eks ole, et milliseid laineid nad võivad tekitada ja lihtsalt puhtalt selle tegemist. No jah, et siin võib mingid, mis on need orkaanid ja taifuunid. Tuleb mäe otsa minna, siis kui see tuleb. No kui me saaksime õigel ajal jaole, eks ole. Nende hinnaaeg on kuidagi isegi prognoositav. Okei, hinnaaeg, jah, et siis... Nojah, peab kalendrit jälgima. Mäe otsas on see kabel, kuhu saab minna. Okei. Tead, millal minna. No igal juhul jah, et ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et kui need mingid, mis ta 18 meetrised ja 70 tonnised või 70 aastased 7 aastased vaalad teevad. Võib-olla siis ei tee ikka enam. Äkki nad teevad varem ära või? Ma ei ole nendest väga palju ennem üldse kuulnud, et ma nüüd ei tead. Sa ei olegi mingi ihtoloog või? Muidu kus juures vaal ei ole üldse kala. Kas sa tead seda? Vaal on tead lind. Mitte lind, vaid... Ütsingi loom minu mõelest. Jaa, sa vist ütlesid jah, loom jah. Ei no vaata, kui nad oleks Läänemeres, siis oleksid kõik ihtoloogid. Jaa. Läänemeres on, meil on kõik ihtoloogid, eks ole. Kui me räägime Läänemerest, siis on kõik on ihtoloogid, eks ole. Ma pidasin silmas seda, et kui tuleb mingi nähtus ilmub ühiskondlikku ellu, siis on kõik järsku sõjaanalüütikud. Ja, analüütikud. Aga samal lainel jätkates siis Eevi ja Saarel püüdsid kalamehed kinni hiidkalmaari, mis oli 15 kilo. Mis on ikka väga, kalmaarid on ju muidu sellised tavaliselt. Ei, sõltub jah. Et seal ma eelmine aasta just käisin Eevi all kuskil Kimi külas mingid restorani omanikud kalamehed. Kuule, siin mingid alles hiljuti piirivatid said kätte üle 30 kilo mingit valget kraami. Sa räägid kalmaarid. Okei. Ja ei, siin kuskil lõpus oli ka ära toodud loo lõpus, et ookeanis on ka mingid teised hiidkalmaarid, mis võivad olla siis veel suurem 13 meetri pikkused. Et seda kaalu ei olegi siin ära toodud, aga 13 meetrit, no vaata see 15 kilone oli mingi selline. Jaa, ma kujutan ette, jah. Aga see 13 meetrine, see kaalub nagu see umbes nagu see kuradi hüpopotaamus, millest me ennem rääkisime. Hüpofallus. Makroflexus fallus. Jah, mäluga on nagu on. Selleni jõuame meditsiinirubriigis. Ja, me jõuame selle tagasi. Täna oled sina patsient ja mina just doktor. Just doktor Maksimov,
küsib ja patsient vastab. ma võin olla ka suvaline Sidorov. Selles vaevalt sa suudad kaasuses. suvaline Sidorov olla. Pidorov. aga kus me jäimegi? nii, et ei, mina loen. jaa, sina. või sa tahtsid makrofaalust? ei, makrofaalust ma rohkem enam ei taha. kõik see on huvitav teema kahtlemata, mis saab siis, kui neid tuleb hinnaaeg. Spordiuudis sinule midagi. jälle hakkab pihta, jälle spordiuudis. Kreeka tuntud korvpallistaar NBA-s Giannis Antetokounmpo abiellub. kas ta oli päris tuleb andetu või? Big Fat Greek Wedding. kas ta oli täiesti andetu korvpallur või? ei, ta nüüd päris andetu ei ole, ta ikkagi on. sa ütlesid, et ta oli andetu. ütlesin või? mis ta nimi oli? Antetokounmpo. nojah, ja Kumpo, õnnetu Kumpo. ma isegi ei oska selle, ühesõnaga ma ei oska Kreeka Peloponnesose läänerannikul seal Costa Navarinos, see on põhimõtteliselt kõige peenem fänn, see on isegi fansim kui Pythagoras. isegi. Te olete võib-olla teinud vale valiku. no mine tea jah. ma ei tea, kuidas te hakkama saate seal. ma pean selle kompleksiga hakkama saama lihtsalt, et keegi on veel paremas paigas, aga noh. ainult James Bond külastab teie kuradi seda õnnetut Kumpot. Kumpot jah, nojah. eks ma loodan, et ta mind ei külasta, et külastage seda Kumpat siis, eks ole. ja no vot, nüüd tuleb siis see pulm. ei no Antetokounmpot teavad kõik, kes vähegi korvpallist, spordist midagi teavad. kõik peale sinu. peale minu, okei. ja miks ma peaksin teadma mingist andetust korvpallurist, kes see on. kui ta on andetu, siis ta tõenäoliselt ei ole ka väga hea korvpallur. miks ma peaksin teadma mingit andetut Kumpat? oled sa ainult andekas Kumpo. jah, täpselt, eks ole. siis uudis, millest sa paremini aru saad. 2 serblast, 50 ja 53 Ateenas on röövinud juveeliärisid. nii. ja neid on kutsutud siis Roosa Pantri gängiks. Roosa Pantri. eelmise aasta lõpus toimusid need intsidendid. kas nad kätte said nüüd kätte juba või? mulle meeldis see sinu kunagine märkus, et toimus mingi rünnak ja siis vist see, kes seda kirjeldas, ei mäletanud, et kas tegemist oli röövliga või sellega, keda rööviti või see oli keegi teine, kes rääkis. see on üks vana juhtum jah, et lihtsalt ühe asutuse direktor peab kirjutama oma töötajale, kes tahab teisele töökohale, teise firmasse tööle minna, kirjutama iseloomusse ja ta mäletab, et oli mingi varguse juhtum ja siis aga ta ei mäletanud, et kas ta oli nagu siis see töötaja oli nagu ise varas või oli see, kes võttis varg kinni ja siis ta lihtsalt kirjutas sinna, et kuna tahtis teha diplomaatiliselt niimoodi kuldne kesktee, siis ta kirjutas lihtsalt, et ta oli seotud ühe vargusega. oli seotud ühe vargusjuhtumiga. nojah, ma arvan, et see oli see lugu, ma ei ole päris kindel. et need juveeliärimehed Ateenas siis jäid ilma esimeses äris 170 000 väärtuses ja teises äris detsembrikuus 147 000 euro väärtuses. tühitähi ühesõnaga, Serbia ärikate koht, see on ikkagi. serblaste kohta on suhteliselt väike saak, ma arvan isegi. kui arvestada nagu jah, mastaape. Roosa Pantri, need on need multifilmi gäng. mina olen Bosnia sõja veteranid. ma lihtsalt tahan mainida seda, et kuna seoses sellega, et ma olen värvimehe, eks ole, siis mõtlen see, et ma ajan segamini mustad pantrid ja roosad pantrid, onju. et kumb on kumb. ühed on neegrid, onju, teised on roosad. mustvalges skaalas, ma ei tea. sotsid või? mustad baretid, roosad. ei no mustad baretid olid need, kes. ei, ma mõtlesin, hakkasin mõtlema, kuidas roosa nagu mustvalgel skaalal välja näeb, ma ei suutnud välja mõelda. mul ei ole probleemi sellega. no sul ei ole probleemi, mul on probleemid. aga noh, ei okei, las ta olla, et ma jätan omad probleemid endale, aga hästi jah, et on olemas mustad panterid ja on olemas roosad panterid. ja roosad panterid on. mu hea sõber Saaremaalt kirjutab iga nädal mulle mustadest panteritest ja saadab pilte.
kui nüüd päris aus olla, kas need ikka veel eksisteerib või? mis asi? Mustased panterid. ai, ta peab silmas mingeid Senegali naisi või midagi sellist. noh, ta saadab sulle mingeid Senegali naiste pilte või? no talle meeldivad sellised Ai, ei, ma igalühel väga oma. tumedad verd ja ei Okei, siivsaid pilte, ma ei räägi nii sellistest nagu sul saab. ei no ma saan jälle bänni jah. ei, sina saad bänni. on uudis, et see on jälle nüüd mingisugune euro-uuring, siin on tabel ka. ma ei allikat ei suuda päris täpselt nimetada, mingi lühend on HAIPP. see ei ole see, et ei saa. ei, see ei ole see. me ei saa. nii palju raha ei ole makstud selle uuringu. et uuring puudutab siis 30 tähtsamat Euroopa linna ja siis on selles tabeli järgi on välja uuritud, et Ateena on kõige paremini lõhnav linn Euroopas. jah. ei, siin ei ole räägitud sellest, kas me peame sellega nõus olema või mitte. ma ei saa ka välistada seda loomulikult, aga siin on välja toodud just, kõik sõltub kohalikud elanikud ei pruugi sellega ilmtingimata. nojah, et selles mõttes, et mõnel meeldib üks lõhn, teisele meeldib teine, et kui adekvaatne. kassi, kusi. just, eks me ei tea ju. mis kellelegi meeldib. täpselt nii jah. et need, kes seal žüriis olid, võib-olla mingid kitsu. võib-olla mingid Serbia pantrid. näiteks Serbia panterid, just. või Aafrika. just. varsti kurat saame bänni ära. olgu. ja teisel kohal siis Pariis ja kolmas Zürich. siin on igati palju punktiskaalasid on. aga noh, ikka on toodud välja, et mingid need pirukaarid ja lõhnad siis sul kuskil on piukalõhnad, oleandrid ja muud on. Kreekas on või seal Ateenas on uskumatult palju parke, mida sa seal olles alati ei arvaks, aga tegelikult on võimalik alati kuhugi parki ka minna. ma olen korduvalt Ateenas pargis käinud ja kuskil peab magama ka. kuskil peab magama, ei ma mõtlen seda, et väga tihti on nii, et lähen kuskil mööda Ateenateni ja vaatan, et vau, park, aga ei arvakski, et see park on, eks ole. ei, jah, ma olen nõus, jah. ja viimane Kreeka uudis, et mis ma leidsin, oli, et Mykonose saare kõrval, sina oled käinud, mina ei ole. mina olen 2 korda käinud. Mükologo sul. ma olen mükoloog jah, selles mõttes, et ma võin kinnitada teile, et seal ei ole seeni. noh, ju ikka on, ma ei ole lihtsalt kohanud. ju jääb. jah, nii. ja ei, et Mykonose kõrval müügil väike saar Dragonissi 50 miljoniga umbes, et pidi olema isegi infrastruktuuri olemas ja 617 aakrit ei olegi väga väike koht. ei no neid saari on ennegi tahetud müüa ju välismaalastele ja on müüdud ka küll venelastele, Ukraina ärimeestele, Araabia ärimeestele. aga see on nüüd selline nagu maiuspala selles mõttes, et kohe Mykonose kõrval väga käidav koht seal ümberringi, palju jahte, Jennifer Lopez, kõik muud. sa mõtled Mykonost kui saart, kus kohas sa arvad ennast väga hästi tundvat vähemused. ei no selles mõttes, et 50 tonni ei ole ju, ei 50 miljonit, okei. ei, sa ütlesidki vist miljonit jah. et see ei ole üldse tõepoolest palju, kurat, me vist ei pane seda raha praegu kokku. hooaja lõpus 25 ja 25, eks ole. jah, aga mul tuleb sellega seoses meelde lihtsalt see, et tõepoolest ma olen 2 korda käinud seal Mykonosel ja ühe korra oli seal paraad, puhas paraad. ehk et lipud, eurodisko, kõik see värk. ja pean tunnistama, et ma tundsin ennast kuidagi heteroseksuaalsena nagu väga imelikult. et mina olin vähemusena. küll aga siis järgmine kord, kui ma sattusin Mykonosele, ma muidugi üritasin vältida eelneva selle trauma põhjal, siis tuli välja, et hooaeg oli vist läbi saanud, paraad oli läbi saanud ja kõigepealt olid hinnad alla kukkunud, eurodiskot ei olnud, lippe ei olnud. kõik oli nagu iga teise saare peal, et üllatavalt kena saar. ei no ta ongi, Santoriniga on natuke samamoodi, talvel võib minna. Kauge Rõõvke on kirjutanud kas nüüd terve raamatu, aga Mykonosele pühendanud mõned lehed, kui sa tead.
lesbos või kunagi. sa jõudsid järgmisesse vähemusse. jah. kohe kiire. tõsi nagu kauge rõõkaga seoses, et nagu, et jah. Lähme Eesti uudiste juurde. Lähme Eesti, jah. aga viitsin kammida seda jama, aga et seesama täna juba jutust läbi käinud ei saa organisatsioon ehk siis KredExi ja EAS-i ühine. Just. mulle siin mitu sõpra vahepeal saatsid ka nagu väljavõtteid mingitest uudistest, et esiteks siis su sõbrad võtsid välja, aga äkki me suudame katsuda ka seda? jah. et kui keegi juba välja võtab, siis võiks ju lähemalt vaadata ja siis katsuda, eks ole. jah, ei saa tegevustulud olid mullu 91,5 miljonit eurot ja tegevuskulud 88 miljonit eurot. ja siis eelmisel aastal just toetas ei saa 472 projekti kokku 99 miljoni. see ongi see, millest me saate alguses rääkisime. Just. ühesõnaga, uudise tõlgendamisega ei ole viitsinud siin keegi tegeleda, aga lihtsalt on loetud ette need kurvad faktid, onju. ja siis veel see, et keskmine töötasu seal organisatsioonis pidi olema nüüd 3600 eurot. et noh, asi seegi. ma olen täitsa veendunud, kui mina selle, mis ta organisatsioon või sihtasutus, mis ei ta saa. on, jah, selle juurde pöördun, et ma tahaks raha saada, siis vastus on ei saa. nojah, aga pikk vastus, millega mõte on ei saa. ja copy paste. täpselt nii. ja siis teine uudis seoses organisatsiooniga ei saa oli see, et meie kui endised kommunikatsioonitöötajad, see on midagi meile. ja just. et EAS-is on kokku, kõik osakondade kokku saadi seal vist, selle kohta oli ERR teinud mingi uuringu. Uurivat aega. noh, ligi 30 kommunikatsioonitöötajat on siis selles. 30. noh, see käib siis ka selle kiplaste riigi. mitte, et me eestlaste suhtes või Eesti riigi suhtes oleksime vaenulikud. ei no, aga miks me peame sellist organisatsiooni üleval üldse? täpselt nii. Meiesugused. Meie siin. peame üleval seda riiki. ei no selle kohta tegelikult Äripäevas või kuskil on mujal üks, ma võin eksida, Taanis või Norras resideeruv Eesti ärinaine Anneli Anderson on selle kohta pikki lugusid kirjutatud, kui keeruline on suhelda ja asjaga, kui vähe sellest nagu reaalselt kasu on, kui palju peab esitama mingit bürokraatiat, et saada, no ühesõnaga, sa pead aasta aega mingeid aruandeid tegema, et oma 2000 eurot kätte saada sealt ja siis ka võib-olla ei saa. muide, Anneli Anderson on väga Stockholmi keskne nimi või taanlase nimi, eks ole. jaa, aga ta on eestlane. ei, ma mõistan, ma saan aru. nii, ja tahtsid midagi lisada? ei tahtnud. kusjuures, tegelikult see ei tahtnud. siis on seksuaalse kallakuga uudis sattus üleeile. ühesõnaga, et kunstiteadlane Karin Paulus on, ilmselt seda ka mingites Eesti raadiosaadetes on käsitletud teemat, et on võtnud ühismeedias sõna soolise võrdõiguslikkuse teemal. tema arvates siis vaata ETV populaarne mälumäng, mille nime, mis see on see Eesti mäng? kes keda? ei, Eesti mäng, see on, kus on stuudios paar inimest ja siis üks naisterahvas tassib seda nuppu seal. ja, on küll jah. et see on nagu sooline niisugune diskrimineerimine selles mõttes, et nagu mingid. miks naine tassib seda? ta nagu tahaks öelda umbes, et mehed nagu istuvad ja targutavad ja naine tassib nuppu. no tegelikult on seal saates nii mehi kui naisi, onju. et nagu naisterahvast käsitletakse aksessuaarina, kes peab nuppu tassima, onju. see on natuke nagu ta siuke, ühelt poolt muidugi loomulikult suhteliselt subjektiivne. selles mõttes ma saan ka muidugi aru, et okei, olgu peale. mul sellega lihtsalt tuli meelde, et vaata on ka nuputassija, see sõna käis siit nagu nuputassija. nuputassija, ära sa valesti aru, nuputassija. ma ei öelnud midagi. ma ei öelnud mitte midagi. jah, et see ei olnud midagi. veel ei jõudnud öelda, jah. noh, vaata, mäletad, sina kui vana spordisõber, mäletad, näiteks kui vanasti olid need Ameerika poksivõistlused, onju. mehed jooksid ja siis raundide vahel käisid need miniseelikutes või üldse ilma miniseelikuta naised näitasid mitmes raund, onju. et noh, et selle teooria järgi nagu see on ka nagu nuputass. kindlasti jah, see on nuputass. et võib-olla ta tahaks öelda, et noh, et ära tassi nupp, et mine poksi ise, onju.
või mis moraali sina välja lugesid sellest kõigest? et naised poksiksid või? Ja naiste poks on täitsa olemas ju, tead, aga siis nad ei tassi nuppe. Naiste poksiga on veel see probleem nagu mõne teise võitluskunsti alaga, et tänapäeval tahavad ju need endised naised, kes on endised. Praegu, kui mees on lõiganud ennast naiseks, siis ta tahab ka ju minna naistevõistlustele. See probleem on väga, väga terav. Ma ei ole spordiuudistega kursis. Ma ei spordiuudistega ei ole kursis, aga küll, aga ma mõtlen seda, et mulle meeldis pigem, kui naised tassiksid nuppe, kui nad poksiksid. Tead, mul on mõned korrad olnud juhust neid hakata lahutama kuskil tavernas ja see on nagu omati tegemine, sellepärast, et kui nagu naised omavahel kaklema lähevad, sest aru, sa ei suuda seda jama. Ja see algab uuesti. Ja hakkab uuesti ja kõik algab uuesti. Aga sa ise oled naisega poksi? Ei, mina tänan ei. Mul on veel silmnägemine terve. Et jaa. Et nuputassimise uudiseid tuli Eestis siis jah. No seda uudist sa ju ikkagi tead, et tähendab, miks ma selle uudise välja tõin Martin Heremi kohta, kes ju ütles, et Eesti võidaks sõja vastu. Ja. Miks ma selle üldse nagu välja tõin, sest see pealkiri... Sa ei ole veel välja toonud seda. Aga ära siin võta ka välja. Me leppisime kokku. Ma paneks lauale selle. Panen lauale. Teema. Ma ei tea, kas see on hea mõte. Ma ei tahaks sellest loost rääkides. Ma olen nagu ka seda meelt, et siuke nagu julge värk ja... Hundi rind, eks ole. Põhimõtteliselt nagu retoorika maksab ka. Võib-olla seda retoorikat ongi vaja. Ja siukene nagu... patriotistlik värk, et see on nagu õige, on ju. Aga lihtsalt miks... Oled patriot või ole? Oled emigrandist patriot või ole? Aga nüüd mõelda, et kas ma nagu ise, kaitseväe juhataja ametis nagu sellist asja ütleks. Sina oled kaitseväe juhataja. Asi on selles, et vaata nagu Kreekas ma suhtlen siin nagu lihtsate inimestega, vähem lihtsate inimestega, igasugustega. Ja siis nad nagu on küsinud, kuule, kas teil Eestis on seal siuke mees nagu Martin Herem, on ju? Päris on küsinud? Jaa, on. Ausalt? Jaa, 2 inimest. Et küsis, et ilmselt on seda teemat siis Kreeka meedias ka olnud, siin on palju jutusaateid ja hommikusi ja õhtusi ja võib-olla ka meelelahutussaadete kontekstis. Nad küsinud, et mis tal viga on või et mis toimub. Mis ta venelastega taha kokku leppida? Ei, mitte seda, vaid et see pealkiri oli see, et Eesti võidaks sõja Venemaa vastu. Ta mõtleb nagu, et kui Eesti sõdiks Venemaa. No jah, et ma saan aru, et mõte on selles, et kui nüüd nagu Eesti ja siis Venemaa, eks ole. Üks on väike, teine on suur ja siis hakkavad kaklema. Ja siis, et Herem ütleb, et me võidame sõja. Et ilmselgelt ei ole ju jutt sellest, et Eesti võidaks sõja, vaid siis nagu lääne poolkera, teie poolkera. Õnnetu pealkiri oli see, et Eesti, see tekitaski ilmselt. Et oleks seda siin öelnud meie või NATO allianss või midagi sellist. Aga siis sattus see nagu Eesti ilmselt ka keerlema sinna välismaa pealkirjadesse. Et paljud võib-olla Lõuna-Euroopas ei teagi Eestit, aga ei teagi, mis riik see siuke on, et aga lubab tappa teha. Ei no, see meenutab mulle natuke mingi... Issand, kitarr kukkus. Kitarr kukkus, jah. Räägi. Et oli mingisugune siuke jälle järjekordne uudis. Oli Sven Mikser, kes ütles midagi selle taolist, et siis ta oli kaitseminister. Et umbes nii, et ta vist hoiatas Venemaad. Et nüüd aitab sellest jamast. Ja siis venelane sai sellest nagu tuult tiibadesse, et sai nagu mögista Eesti aadressil, aga tõde on see, et see on lihtsalt üks diplomaatiline käik. Nojah, natuke kergitad kulmu eestlasena, aga saad üle, on ju. Ma pigem arvan jah, et saab. Me saame sellest üle. Mis me hommikul rääkisime, tahaks võib-olla markeerida ka siin ära. See hommikul mäletab. Brüsselis ja Eesti uudistes ka üsna palju räägitud sellest, et mõned poliitikud leiavad, et miks siis Hispaania ja Kreeka ei võiks aidata Ukrainat lennukitega. Selle kohta tegelikult ka Indrek Kannik ütles Esimeses stuudios minu meelest päris õigesti, et siis ikka inimene ei tunne nagu seda geopoliitikat, et Kreekalt nagu lennukid ära võtta, kui Türgi lennukid ründavad iga päev piiri ja sõidavad üle ja nagu venelased seal kuskil
Narva lähedal. Donetski, Narva, okei. Ütleme nii jah, Ukrainast rääkida. Pole viimasel ajal enam kuulnud, aga venelane vahepeal ikka jah, rikkus piiri nagu tahtis enam. Ja siin toimub sama, sa vaatad aknast välja, mõni päev 2 lennukit sõidavad kõrvuti, üks neist on Türgi oma ja Kreeka oma saadab teda nii kaua, kui see läheb tagasi oma territooriumile. No sina juba tead seda lugu, aga mõned inimesed võib-olla ei tea, et mina olen isiklikult näinud, kuidas Türgi ja Kreeka hävitajad kokku põrkasid. Ehk siis mängisid siis sellist kassi-hiire mängu. Üritasid siis üksteisele ära teha või mis iganes näidata. Ärbelda. Ja tulid tulelondid Kreeta saare kohal taevast alla. Et mina tean jah, et kreeklasel on jah tõepoolest vajadust siin hävitajate järgi. Omaette lugu on see, et kas hispaanlasel on vaja neid hävitajaid. Et kelle vastu tema nagu ennast kaitseb? Me võib-olla ei tea, mis printsiipidest nad seda teevad, aga jah, see võib-olla on loogilisem jah. Seal nagu, ma ei näe nagu ühtegi sellist potentsiaalset vaenlast, mõtlen tõsist vaenlast, et vaevalt nüüd Portugal ründaks. Portugali ei ründa, ma luban, et Portugali ei ründa. Ja teiselt pool nagu ka, eks ole, Prantsusmaa või mis iganes sinna. No ei, ma ka ei tea, jääme vastuse. Mõigu äkki jääb see vastu või tundmatule maale. Viimase Eesti uudisena tahaks markeerida ära selle, mis otsapidi meid ka puudutab tänu loomeresidentidele, et siis Eesti Kirjaniku Liidu uue juhi konkursile laekus 4 sooviavaldust. No see pole enam Eestis uudis, aga toome need nimed ka veel korra välja, et Maarja Kangro, Jaanika Kroonberg, Märt Väljataga, Vikerkaare peatoimetaja ja Asko Künnap. 4 inimest, 3 meest, 1 naine. Teatav ebavõrdsus on, aga võib-olla naised rohkem ei. Võib-olla soovõrdsuse ametik, mis see ei tõstata seekord ülesse? Tasub tõstatada võib-olla. Aga samas nagu vaata, inimesed pidid ennast ise üles andma, aga siis võib-olla vägisi ei saa või? No ma ei tea, kas see oli vabatahtlik ülesandmine. Tulge ja andke ennast ise vabatahtlikult ülesse. No nii on igal juhul. No nii. Ja ei, me ei kommenteeri tegelikult seda teemat. Aga üks asi, mis ma siiski tahtsin öelda, et ega see Kirjanike Liidu juhi amet ei ole meelakkumine. Ei olegi. See ei ole üldse lakkumine. Sa oled ka liige või? Ei ole. Endiselt. Mind Kirjanike Liit ei võtnud omaks. Hoolimata soovitustele, et sind üles anti nii. Jah, täpselt nii. Ei õnnestunud. Kas sul on põhjust nende peale kuidagi ei, ma ei ole üldse kibestunud. Selles mõttes ei. Aga jah, et ma ei sobita. Sa ei pea ka liikme maksu maksma, ma arvan. No jaa, aga sa võid. Seos sellega nad ei pea mind ka Pärnamäe kolimistule matma. Ja, ei, mis ma nagu mõtlesin, et miks ei ole meelakkumine on see, et vaata näiteks kui tüüdi näiteks Matsanos, näiteks Kirjanike kodus või siis Vispis või Matsanos või Saamosel. See on Matsano. See on Kirjanike kodu, sükene Soome Kirjanike Liidu kaudu Eesti Matsano. Matsano. Sa räägid Kreeka murret, jah? Ei, ma mõtlesin, et Itaalia keeles nii öelda. Okei, kas ta on Itaalia või ta on Soome? Ma ei saanud praegu hetkel aru. Itaalias, Matsano. Ja siis võib-olla küll, jah. Ei, lihtsalt ma vaatasin palju aega järgi. Ja, mõista. Et selles mõttes, et kui kuskil nii-öelda välis residentuuris juhtub näiteks mingi terviserike või mingisugune halb asi mõne kirjanikuga, siis ütleme, et kas või sureb ära halvemal juhul. Mulle kunagi rääkis üks endine Kirjanike Liidu juht, et ta oli just reede õhtu. Kas ta ikka elab veel? Jürgen Rostega läinud Kuku klubisse ja siis Jürgen ütles ka, et nüüd on see kuradi kirjandusfestival kõik läbi, et võtta üks õlu või 2. Siis ta võttiski teise õlle ja siis tuli kõne Matsanost, et siin üks teie kirjanik ära surnud, et nii palju siis 2 õllest, et siis tuli hakata nekroloogi kirjutama ja kauge kõnesid võtma. Mul tuleb isegi jutt meelde, sa vist oled kuulnud. Jah, ma ühe korra räägid, mulle alles räägiti seda eelmine aasta. Vaat siis on, et reede õhtul sa pead olema valmis. Kõigeks. Ei no, reede õhtul tuleb alati kõigeks valmis olla. Olgu see Matsano või Matsano.